Ahoi kotkad, et mis siis teeb? Natukene ehitust jälle näitab, natukene uusi tööriistu ja natukene kalapüüki. Tuleb jälle seekord selline, et kuna üleval sai nüüd see põrand ju niimoodi, et noh, ja lagi ka sai siia otsani valmis, siis jah, siin on juba sodi, õudsodi tekkinud ja uus sodi on siit. Et siis jah, nüüd jääb veel viimane jupp põrandat teha ja see ongi siis siin, kus siis on all see nii-öelda garderoob. Aga kuna see tükk tuleb nii kiilu lõigata, nagu siit näha, mul sai see paika pandud juba ja siin märgib ära, siis võtame selle korra ära ja vaatame, mis siit alt paistab. Et siin on nüüd see ruum, kuhu tuleb siis see garderoob. Et siin on keegi üritanud vist kunagi mingit tubast kempsu teha, seal all mingit auku ei ole, see on mingi süke värk, et kilekoti ja ämbri teema vist mõeldud. Aga siin ongi niimoodi nüüd, et koridor, siin on veel koridori lagi, seda ma ära ei võtnud alt poolt, sest et ma siin ülevalt kraapisin pealt ära jälle need brussid nii-öelda, mis siin kandsid, need on veel mul siin akna all laotud seina äärde, pole jõudnud veel ära staabeldada kuskile, et need olid siin peal, need tummised, selle materjali jätab alles, nagu ka siin mujalt tulnud need tummised brussid. Ja siis oli see ja siit kohalt sain ma need niimoodi kätte, et see alumine lagi jäi nii-öelda alles, selle esialgu jätab. Ja nüüd ongi nii, et nüüd paneb selle siia algul lahtiselt, siis paneb need põrandatalad ja siis tõmbab alt põrandatalade külge selle kinni nagu selle ospi ja jälle puistevill. Kairetil jäi siin natukene järgi veel selle põranda osast ja siis toob uued pakid juurde õuesti. Ühesõnaga nüüd hakkabki tegelema sellega. Ja siis üleüldse siin veel igasugused kohad, kus veel natukene vill panemata on ja nii edasi. Et nii õues kui väljas tegelema, sest tasapisi peab hakkama ka selle katusega tegelema. Mul hakkan katuse materjali ka vaatama. Ja sõltub siis ilmast, kuidas ilm on, et kas tegeleb õues või sees. Aga siin jah, nüüd tegeleb sellega. Ja meil siin muru ja naat ja asi ka niimoodi vohab isegi veel siin nii-öelda sügise poole. Et siin läheb kogu aeg käest ära see nii-öelda, näed, kuulete, naabrimees ka niidab. Aga temal on sirge maa. Meil on sükene nagu ta siin on, eks ole. Selline. No, ei saa jälle kaamerast hästi aru. Ehk siis meie ei saa siin ju niidukiga niita. Ja mis trimmerid meil hetkel on mingi üks Handymannist, Crowd või kuidas seda hääldatakse, üks trimmer, millele on üks 2 ampertunnine aku ja see ei kesta nagu kaua. Peab kogu aeg laadima ja jammama. Ja ütleme niimoodi, et siin üksi kunagi sai räägitud ka, võtab hullult kaua aega see trimmerdamine ja jamamine ja siis on üks Stihli bensukas, aga selle bensukaga raskema bensukaga on siin ka kehva siin kallaku peal käia kogu aeg ja teeb lärmi ja värki ja kõik, et nagu elektrikaga on mugavam. Sellepärast sai siis mõeldud, et kuna meil Tedra akusid on ja Tedra tööriistad, siis ikka .ee poelt juurde küsitud omale ka elektriline siis Tedra trimmer. Et vajadusel siis saab kahekesi ka koos lasta, kuni Crowd selle firma trimmeri aku kestab. Ja siin muidugi saab loomulikult akut vahetada, sest meil on neid Tedra akusid nüüd juba päris mitu. Ehk siis vaatame selle, teeme karbist lahti ja vaatame, milline ta välja näeb. Siin on muidugi veel jah, natukene andmeid ka peal, mis siin põhiandmed on. 300 milli laiust võtab 8800 pööret, 18 volti ja 1,6 selle tamiiliga peaks ta olema. Ja siin on kaasas jah, 2 ampertunnine aku. Meil on võimsamaid ka. Ja veel siis üks laadija ka. Et sellise komplekti siis võtsime veel omale, et siin natuke kallaku peal seda tööd lihtsamaks teha ja ei peaks ootama kogu aeg, kuni meil selle teise trimmeri aku laeb ja bensukaga siin põristama, eks see bensukas on raskem ka. Vot, aga teeme lahti, vaatame, mis meil siin siis sees on. Esimene pilt on siis selline, nagu näha tuleb jah, jupid ise külge keerata. Ta ei ole niimoodi juba kokku panduna karbis. Siin on siis
ma oletan laadija. Jah, siin on laadija. Ja siis siin ma oletan on aku. Jah, komplektis kaasas on 2 ampertunnine aku, aga alati saab juurde soetada omale siis mingi võimsama, näiteks 8, miks mitte. Siin on jah, miski jubin, vaatab kuhu see käib. Ja aparaat ise siis sang ja siin veel milliseid masinaid Tedra pakub. Sang ja siis aparaat ise, aga paneme ta kokku ära ja vaatame, milline ta siis välja näeb. Ja panin siis praegu küll 8 ampertunnise aku, sest Kairit hakkab mingi vaba moment nüüd laskma sellega ja mida ma pole nagu teistel niisugustel trimmeritel näinud, on niisugune lisaasi, mis sai ka siia külge panna, niisugused rattad nagu. Ma just mõtlengi nüüd, et huvitav, mis asja jaoks see täpselt on, et kas see on nüüd niisuguse asja jaoks, et saad lasta nii-öelda seina äärest täpselt piirab, et ei läheks vastu seina või on siis ta mingisuguse niisuguse kõnnitee äärekivi ääres laskmiseks hoopis niimoodi saaks lasta või et ei tea, igal juhul jah, ma oletan, et pigem on ta selle jaoks, et kuskilt maja seina äärest lasta niimoodi, et tamiil vastu ei peksa, et see on nagu täpselt piiraja. Aga mina arvan, et me selle võtame praegu maha. Meil on jah, meil ei ole siin niisugust maja seina äärt, kus ei tohiks natukene tamiil vastu minna, meil läheb see fassaad vana majal maha niikuinii ja kuskilt posti ääred, asjad, värgid, et vahet ei ole. See võib-olla natukene takistab siin võpsikus kaldpinna peal tegemist, et no võtame hoopis selle maha. Ja paneme korra hääled sisse ja proovime ka, mis ta siis teeb. No nii, ja mis ma oskan öelda, pöördeid on kõvasti rohkem tundub ja jõudu kui sellel teisel odaval Crowd trimmeril, mis meil oli ennem. Nii et kindlasti hakkab see Tedra oma nüüd kasutusse minema, et suured tänud ikka.ee poele. Ja sai siin proovitud ju korra seda kõrgemat heina ka, et võtab ka kõrgemat, mitte küll kindlasti nii kiiresti kui bensukas, aga kui mingi väike tükikene on kuskilt kõrgemat heina, siis saab sellega ka tehtud. Ja kes soovib omale siis ka mingisuguseid taskukohaseid tööriistu või muid tarvikuid asju, siis minge ikka sinna ikka.ee veebilehele ja tellige omale sealt. Et ärge tellige nii palju neid asju Hiinast või kuskilt mujalt. Et tuleb ikka toetada rohkem kohalikke ettevõtjaid, et raha ikka Eestisse jääks. Ja kõige tähtsam, tuleb toetada neid ettevõtjaid, kes meie tegemisi toetavad. Ehk siis, jah, vaadake sinna ikka.ee lehele ja vaadake sealt midagi välja omale. Ja meil on ka sooduskood ju perega looduses, mis annab siis 5% allahindlust. Ja mis veel teeb niisugust asja, et uuendab natukene seda ajutist pesunurka ka. Teeb natukene paremaks, sellepärast et see vana tuli niikuinii siit natukene kiled, mis siin kõlkusid maha lõhkuda. Siin oli meil siis jah, ajutine pesukoht, kus me nagu põhimõtteliselt talv läbi siin pesime ja oleme siiamaani pesnud. Aga see, kuidas see pesuruumi nurk sai ehitatud, see video oli esimene memberite video ka. Et kes tahab seda näha, siis meile oleks suureks toetuseks ja abiks siin, kui te selle memberi asjaga nagu ka liitute. Et see pole üldse keeruline siin video all või siis YouTube'i kanalis. Seal on niisugune nupp nagu join ehk siis liitu eesti keeles ja seda kaudu saab siis liituda selle member asjaga. Et jah, mismoodi see meil välja nägi ja kuidas see alus sai ehitatud on meie esimene member video. Aga kuna ma siin uuendusi teen, siis on vaja väikseid lõikeid teha ja veel üks Tedra tööriist ikka.ee poest on selline tikksaag ja see nüüd lähebki pöördesse, et ei peaks hakkama käsisaega siin mingisuguseid pisikseid nõkatseid saagima. Aga paneme siis korraks talle selle niimoodi 8 ampertunnise aku taha ja mingid suuri lõikeid ei ole, teeme taga lihtsalt esimese lõike ära ja vaatame, kuidas töötab. Ja esimene lõige siis selle saega, oleks saanud ka mõne teise saega, aga noh, hea on niisuguse
tiksaega teha niisugust väikest lõiget. Ops. Ja selline tükk oli lihtsalt välja vaja. Aga okei, seda pesuruumi ehitust pikemalt ei näita, ega see midagi palju ei muutu, lihtsalt tagasein tuleb teistsugune. Eest läheb kõik nii, nagu ta oli ja see alus on nii, nagu oli. Et kes tahab siis jah seda pesuruumi ehitust näha, vaadake Member videot, esimest videot. Ja mis selle tiksaja kohta, noh, tundub okei, esimest lõiget tehes. Ja sellele on kaasas isegi see piiraja veel, ma vaatan, mida ka minul nagu juhtmega tikksaagidel ei olegi kaasas olnud. Aga noh, väga hea. Ja ennem kui veganid hakkavad siin midagi ütlema, kordan veel üle, et tegu on siis ajutise pesuruumiga, et kui meil kunagi siin alla korruse ehituseni jõuame, siis tuleb juba see pesuruum, nagu ta päris on, et ma ei hakanud lihtsalt seda tussialust või asja või midagi siia hetkel ju ostma midagi, kui ma ei tea, milline ta pärast tuleb veel ja nii edasi. Ehk siis jah, see on nüüd aasta-kaks või noh, kes teab, kuhu me siin ehitame siin ja siis läheb nagu päris pesuruum siia. Noh nii, see nüüd valmis on, see nurk siin, et see vahesein ei olnud küll päris nurga all, et siia tuleb lihtsalt natukene juurde kasvatada ja siis läheb niimoodi sinna nurka kiilu, siis ta läheb õigeks, et siit on näha plaadi otsa järgi, et natukene on kiilus, aga sest pole midagi, siia tuleb seina veel peale midagi, selle katab kinni. Ja nüüd ongi selles mõttes, et selle põrandaga põhimõtteliselt kõik. Aga sellesse videosse rohkem ehitusvärki ei näita. Nüüd tegelikult juba vähemalt 3 päeva tagasi või millal ma seal kalal käisin, näitan seda kalalkäiku, mis 3 päeva tagasi oli. Vahepeal 2-3 päeva ma olin siin peaaegu rivist väljas. Üldse midagi ei teinud peale putkas lamamise, oli väike haigus kallal. Aga jah, vaatame siia lõppu siis selle kalapüügi asja ka veel ära. Ja nagu ikka teeb siis töö vahele kalastust ka jälle, et oleks vähe vaheldusrikkam video ja vaatame siis, mis siis täna saab. Et pikalt ei ole, aga noh, paar tunnikest ikka. Kell peaks olema mingi hükkene, mis see kell on. 15.37 ja lähme vaatame siis, mis saab. Nii, ja miski kala on küljes, ma panin väikse oma põhilandi, millega ma ikka püüan viimasel ajal ja ongi ahven. Ja tegelikult ahvenat tahakski. Nii, et ahvena jätame alles. Yes. Nii, järgmine midagi on küljes. See on vist haug või? Oi, on ahven. Oi, ilus ahven jälle. Ei ole midagi ütelda, siit servast ikka tuleb. Aga võtame selle jälle ära. Nii, seal hüppas just oksa all, mingi kala vee pealt võttis midagi ja täpselt sinna samasse viskasin kohe. Ossa, ilus hüpe. Ja tuligi kohe sealt samast mulle ka otsa. Aga see on haug ja see on vist on alakas. No vaatame. Jah, siuke, noh, liiga väike igal juhul. Ma lasen selle minna isegi kui on mõõdus. Aga keerame siia soppi sisse, see võttis just vee pealt. Ja ma sain nagu mingi 3-4 sekundit hiljem sinna samasse visatud oma landi. Vaat siis. Nii, aga davai. Vaja suuremaid, jess. Veel üks ahven, aga väike, see läheb tagasi. Aga noh, vaatame, äkki saame mõned ahvenad veel, ma praegu ei vahetagi suurema landi vastu, et tahakski niisugust nagu suitsuohju ahvenat. Nii. Oi, ja tuli ära. Ilus ahven oli muidu küljes, mis seal ikka. Proovime uuesti, pargime ennast siia seisva veega soppi ja vaatame, kas saame uuesti mõne otsa. Nii, nüüd natuke trollamist vahele ja tuli, mis asi see on? See on mingi korralik turb ja päris suur ürakas. Vahivärki, kuule.
Siuke turb. Normaalne. No vot. Aga noh, selle me laseme minna. Ma ei oska selle turvaga midagi teha. Hops, mine. Ei taha minna. No, yes. Ja nüüd siukene lugu. Lähme teeme ühe päästeoperatsiooni. Et minust ujus mööda praegu midagi, kui ma tagasi trollasin. Aga mis asi see on? Lähme vaatame. Nii, peaaegu ei pannud tähelegi. See on nipa-napa pea vee peal. Katsume raisal kaelast kinni saada ja ära päästa. Nii, kus ta nüüd on? Panin mööda juba. Ja pean alla vooluda üles leidma. Aha, seal ta on. Võtame. Ma ei teaks, võtame kahvaga või? Ei, võtame raisal lihtsalt kaelast kinni kohe. Nii, võtame kahvaga. Ma lähen veel siin paadiga ümber niimoodi. Noh, come on. No, saime kätte. Saime kätte raisa. Nii. Aga millega on siis tegu? See jääb esialgu vist müsteeriumiks või? Ei saagi aru, mis asi see on, sellepärast, et silti pole enam olemas. Ma tead, mis teeme või? Me ei tea isegi, kui vana see on. Selle viime koju, teeme lahti ja vaatame, mis siin sees on. Ja ma arvan, et proovime ka seda, mis maitsega see on. Aga ühesõnaga jah, rõhk on sees, täitsa kinnine. Kuskilt on ta tulnud. Aga mis asi see on? Natukene punast on siit näha õrnalt, aga ei suuda mina tuvastada, mis see on. See on nii kõvasti loksunud igale poole pihta, et siin ei ole enam värvi peal, aga väga hästi. Vaatame siis kodus, millega tegu. Ja vot selline saak siis on veel vedelal kujul. Aga mis sellega nüüd teeb? Sellega teeme nüüd niisuguse asja, et selle viib külmetuskappi ja selle me avame ja joome selle ära. Ja me ei teagi veel, mis asi see on, eks ole, aga natukene siin peame teid kiusama ka ja meelitama teid nii-öelda memberiteks tulema. Sellepärast, et selle purgi sisu tuleb siis, ühesõnaga selle purgi avamine, maitsmine, joomine, mis iganes siin sees on, kui ta on ju odav kraam, tuleb siis memberite alla, et hakake memberiks ja siis saate näha, mis siin sees siis on. Aga jah, ega midagi. Ma arvan, et selleks videoks kõik. Et kes soovib siis näha, mis siin sees on, liituge memberiga ja ülejäänud kerige magama ära kratid ja davai, näeme järgmises.